mida ma teeksin teinekord teistmoodi? No, no ütleme niimoodi, et see, mis siin ees oli, pidas väga ilusti vastu. Õmblused ei läinud katki, väga head lasin ära tugevdada. Üldiselt hea asi, vihmakindel ka, natuke laseb läbi, muidu ei ole probleemi. Paagikott, ideaalne toode, see on küll laenatud. Ma usun, et ma ostan endale analoogse. Akupank, juhen järgi, saab laadida, pole mingit probleemi. Kindlad, olulised asjad, rahakott, kõik on vajalik olemas siin, ideaalne. Noh, veega ütleme, et üks variant oleks see, et kui saaks suurema raamikoti ja veepotskad panna siia amordi külge, sellise samasuguse sama raami panna ühele poole üks ja teisele poole teine, saaks siia ruumi juurde. Miks ta hea on sellepärast, et ta toob raskust tagant ette poole, et ratta raskuskese muutub rohkem keskseks. See on üldiselt, see on hea. Varustuse koha pealt üldiselt pidas hästi vastu, välja arvatud minu kukkumine, kus ma lõhkusin ära selle koha siin. Ja nagu näha, siis võrk ei olnud ka kõige tugevam ja kõige paremast materjalist. Aga noh, kotitahad parandusse. Raam pidas väga hästi vastu, välja arvatud minu kukkumine, milles ma ise süüdi olin. Aga seest ikkagi ta suutis ennast väga hästi tõestada. Üks miinus, mis ma teinekord teistmoodi teeks, on kinnitusklambrid. Ma sain kuskilt enne Tartut, Kiigi andis mulle MacGyveri teipi, see on teisel pool. On MacGyveri teibiga pandud siis raami külge. Aga mis originaalis oli see, et oli kummilottu ja klamber. Aga mis juhtus see, et hakkas mult värvi maha sööma. Et tulevikus ma oleks kindlasti MacGyveri teibi siia ümber. Muudaks selle, et sellised kummist asja ma siia ei topiks enam. Noh, muidugi iseenesest originaalis võiks tal olla sinna kõrv mutriga, kuhu siis spetsiaalselt on mõeldud selle pakiraami kinnituskoht, aga kuna tegemist on ikkagi võistlusrattaga, siis tal ei ole seda ette nähtud. Aga miks näiteks see ratas on parem kui matkaratas? Noh, ühtepidi, maitse asi jälle. Aga temaga saab sõita ekstreemsemaid olusid ja kuna ta on võistlusratas, siis tal on tugev raam, et sellele saab usaldada, et selle rattaga võib hüpata, ma ei tea, ükskõik mis lollusi teha. Ta ei lähe nii kergelt katki, eriti kui matkama minna, mingid raskused asjad peale panna ja sellega kuskilt aukudes igal pool sõita, siis ta peab tegelikult väga hästi vastu. Mis ma järgmisel matkal veel muudaks, oleks see, et antud rehvi muster on suht agressiivne ja mõeldud pigem võistlemiseks. Kui minna matkama, siis ei tea kunagi, mis sees võib juhtuda. Et siin võiks olla vähem kärna, võiks olla siuke siledam pind, et asfaldi peal oleks parem veereda, sest kunagi ei tea, kuhu sa sattuda võid või mis võib juhtuda. Mis ma veel ümber mängiks, oleks see, et tulevikus ma võtaks kaasa kindlasti 2 magamiskotti. Variant B on see, et magamiskotte lina, sest et tegelikult oli näha, et antud magamiskott on hästi väike, hästi mugav, hästi kompaktne, aga mul hakkas tema keha. Tal oli comfort zone märgitud. Comfort zone on 7 kraadi. Ja tegelikult õues oli 12 kraadi kuskil või 13, ma ei oska täpselt öelda. Isegi võib-olla 14 ja mul oli juba jahe, ma pidin panema pikad dressid selga. Jah, ta on väike, ta on pisike, ta on mugav, aga seda on natuke liiga vähe. Ta ei ole kõige soem. Variant B on see, et magamiskotti sisse lina osta, mis on palju väiksem, palju mugavam. Lina võib anda 7 kraadi juurde komfortsoonile. Ehk siis 7 sooja kraadi juurde. Toidu koha pealt, seda torni teaselt ei ole vaja. Selle ma kaotaks küll ära. Ja selle torni ma saaks ära kaotada selle arvut, et mul on siin teisel pool on väliköök ja balloonigaas. Suur. Need on päris suured asjad. Et tegelikkuses, kui mõelda selle peale, et siit ruumi juurde võita, riidekola, natuke süüa. Nii, väliköök on tegelikkuses päris suur.
see võtab ruumi päris palju. Mis ma välikõige asemel teeks, oleks see, et muidugi balloonikas ka on päris suur. Tulevikus teeks ma selle, et sellise matka puhul ma ei võtakski neid kaasa, sest tegelikult kui sa saad poes käia, sul ei ole vaja seda pudru hommikul soojendada. See on pigem siis, kui sa oled tsikliga matkama, siis ta on hea. Juhul, kui ma tõesti tunnen, et ma tahaks selle kaasa võtta, siis ma vahetaks selle väiksema ballooni vastu, need on ka väiksema tüübi omasid, ja ma paneks seda poti sisse, keedupoti, et ta, keedupott tuleks siia peale ja siis paneks ta endale siia kotti ja ostaks pets otsiku siia, mis on siis 3 jalaga, kuhu peale siis saab ühesõnaga nagu poti panna ja tuli alla ja sealt keema kohe panna. Vahetaks selle välja, selle süsteemi. Juhul, kui ma seda üldse kaasa ei võtaks, siis mul oleks tegelikult siin väga palju vaba ruumi. Ma saaks siia toitu panna, mis tähendab seda, et ma saan oma torni, oma kotised pealt ära kaotada. Mis ennast õigustas? Vihmariidid kindlasti. Väga olulised asjad. Sinu enda heaolu. Price of happiness. Mis ei õigustanud? Ma võtsin natuke liiga palju riidud kaasa. Mis ma jalgratta matka puhul teeks teistmoodi, ma ostaks endale kergema ja väiksema telgi kindlasti. Vahetaks ta välja. MSR Carbon on hea kerge väike telk, ei võta palju ruumi ja on hästi kompaktne ja sinna mahuksid kõik asjad ära. Antud telgi, kus mul kaasas oli, ta sobib tsiklimatkadeks natuke paremini kui velomatkadeks, sest ta on natuke raskem, ta on natuke suurem. Hea telk küll, aga võiks natuke see väiksem olla. Ehk siis mul oleks palju mugavam matkata tulevikus. Ja kuhu ma tulevikus matkama lähen, äkki ma saan minna järgmine aasta Ahvenamaale. Vaatame, kuidas on, sest et ma olen juba 1,5 aastat tagasi korraldasin matka Stockholmi, aga tuli koroona peale ja me ei saanudki sinna minna ja meil Tallink tagastas kõik piletid ja asjad ja ühesõnaga see matk ei katki. Aga järgmine suvi võiks minna vabalt Ahvenamaale mingiks, ma ei tea, 6 päevaks äkki. Et võib-olla mõni sõber tuleb ka kaasa, see oleks päris lahe. Ja kindlasti tulevikus on veel matka tulemas. Aga antud kanali puhul siis järgmine suurem asi on tsikliga kas Ukrainasse või Rumeeniasse. Et kuskile sinna poole minek on, ja seda juba vähem kui 6 aja pärast. Et hoidke silma peale, siis näete, mis saama hakkab.